No nii, jälle on käes aeg rääkida siis nädala tegijaga ja sellel nädalal oleme jällegi ühe oma vana kangelase natukene üle ma ei tea, lugenud või üles otsinud tema tegemised, sest et selline väljaanne nagu Tartu Ekspress on nüüd juba mitu korda järjest kajastanud meest, kellest ammu pole midagi kuulda olnud, aga nüüd siis jälle viimasel ajal on. Tegu on siis selgeltnägija ja muidu teadma mehega, kes on küll ka siin seadusega pahuksis, aga Nõia Prints on tema nimi ja oleme Nõia Printsile sinna Tartu vanglasse salaja saanud ka helistada. Saatsime talle siis ühe mobiiltelefoni leiva sees. Tere hommikust, Prints! No tere! Kuidas läheb? Kuule, mis ikka normaalselt läheb. Vanglas olen. Kinni istun. Vanglas oled, jah? No, case on nüüd nagu selles, et sul vahepeal katus sõitis, sa üritasid oma kõrva ära lõigata, eks, siis sa üritasid siin kosmosega suhelda, aga üks sinu valvuritest nimega Tõiv tuleb tuttav ette. Tõiv on mõna pede, jah. No vot, Tõiv on öelnud seda, et sa oled ikkagi täiesti ära pööranud ja mitte ainult siis ei pane niisama segast, vaid hullad ka igasuguste kehast väljuvate ollustega, paned neid endale igale poole peale ja külge ja sisse ja siis üritad ka teisi nendega kokku teha. Kuidas selle asjaga lood on? No vot, sa ise nagu kinni istun kutina teada, et vahtiorrid panevad hullult mingit segast ja vetavad ja valetavad. Tõiv nagu ajab ka nagu täiesti nagu mõtletud juttu on ju. Selles mõttes natuke enda lõigas, et oli küll nii. Miks? Sõin kakat. Miks sa seda tegid? No vaata, kui sa natukene, mul on siin palju lugeda aega siin vanglas on ja lugesin just Turovski suur zooloogia entsüklopeedia. Lugesin, kuidas koprad ja jänesed söövad oma väljaheited, et saada kõike vitamiini kätte. Nad ei saa esimese korra kätte, on lased välja, see vitamiini kätte, söövad teise korra veel sisse, et saavad nagu kätte. Ja siin vanglas kuuled, mul on nagu hambad hakanud suust välja kukkuma, mitte see kõrva ma ei lõikanud peast ära, vaid see kõrv nagu kukkus. Mul on skorbuut, siin vitamiine ei ole ja midagi on ju. Ja hakkasid ka näpud otsast ära kukkuma ja silm kukkus peast ära. Ja mõtlesin, et ma ei saa vitamiine korralikult on ju ja sõin nagu teist korda sisse ja ausalt on see on palju parem. No. Ja see, et ma kellelegi seal midagi näkku puristasin on ju, ma lihtsalt nagu istun on ju ükskord sinna lõunalaua taga on ju, rahulikult sõin sitta. Ja siis mul seal kõrval on üks tüüp ka, üks vana rets. Vana rets on kõrval on ju. Ja tüüp nagu tegi nalja on ju, päris hea nalja. Et ja mul oli suu täis, hakkasin naerma ja saad aru on ju, lendas näkku nagu. Ebaviisakalt lihtsalt juhtus siuke väike sõimusäpardus on ju. Viisakas kombeid eriti ei viitsi nagu vaadata. Ma saan aru, et sul on ka uus kongikaaslane Herman Simm, kes on sinu unistuste malepartner. Mis ajast sa malemees oled? No malemees on alates sellest, kui ma siis Kosmoseriigiga tegin selle poliitilise lepingu sinna fraktsiooni astusin. Seal on nagu male on rahvussport, et ma pean nagu ikkagi nagu kursis olema selle asjaga. Kas vastab tõele ka see, et just nimelt male kaudu saadetakse sulle siis kosmilisi sõnumeid Mordorist? Ja saadetakse küll jah, et see male on nagu see, vaata, kuidas sa nagu oskad nagu vaadata seal, mis seal nagu male laval nagu toimub ja tegelikult seal on kõrval on tähed ja numbrid. Okei. Berta 3 teada. Ja põhimõtteliselt, kas sa loed ainult enda käikudest või ka vastase käikudest? Vastase käikudest ka, selles mõttes, et talle saadetakse samamoodi signaalid nagu vähe ja ta ise nagu teadlikult, mitte teadlikult teeb neid käike ja mina nagu loen ja vastan nagu samamoodi on ju. Ja vastuse valikud on vastavalt siis nagu vastase käigule, et dialoog kujuneb vastavalt nii, Kosmoseriigi inimesed tahavad on ju. Aga selles mõttes, kui mul on jumala hästi kõik, et minu vastu see pabistega, et ma näen ikka veel selgelt. Veel selgemini isegi. Mul on prillid nüüd. Said prillid ka endale? Nii et tegelikult sinuga on kõik hästi, et mingit jama nagu üldse ei ole, eks? Mul on prillide peale kirjutatud Oakley. Oakley? Oakley. Oh, savi? Jaa, vist on, ma inglised täpselt ei tea. No kaua sul jäänud on veel? Kaua jäänud on? Ei, ma varsti löön kellegi siin jälle, ma mõtlen, et saan jälle natuke juurde, aga ma viitsi välja tulla, et selle asutas mul ei ole jopet, millega ringi käia ja mul plätudega ei jaksa ka, viimane talv oli nii külm ka, et ma ei hakanud... No viimane talv oli väga leebe meil siin, aga viimane, kus sina väljas olid? Viimane, kus ma
oli nii külm, et mul lühikese püksiplätuga ja siin selle jopega ringi eputas, mul ausalt öeldes hakkas külm, et ma ei viitsi. Kuule, kas ei karda, et sind hullarisse ära viiakse või sa tahadki hullarisse? See hullaris väga hea, et selles mõttes seal antakse ju drooge, mis löövad sinu kosmilised kanalid kinni, nii et sa ei kuule ja ei näe mitte midagi. Ja vaata, kui sa haiglas oled, sa ikkagi nagu pikutad voodis, et siin pead nagu kivi põranda peal seisma, et seal saab voodis pikutada pehmes, et seal on väga mõnus, võed käed ringi, et saad aru, ma olen ikkagi selles mõttes nagu ikkagi meesterahvas ikkagi hea näeb välja ka. Kas sa tahad ennustada midagi toredat Eestile? Võin küll, mis sa tahad, et ennustan? No Eestile midagi. Aga ainult head, halba ei taha kuulda. Eesti on väga hästi läheb, et see Anton Kohver tuuakse tagasi Eestisse, mingi sanktsioone ei järgne. Halliüljeste populatsioon Läänemees suureneb ja ka viigrite oma küll vähem protsent, aga siiski. Ja kuidas läheb Lusitaania teeteoga? Mis asja sa ütlesid? Kuidas Lusitaania teeteoga läheb? Lusitaania teeteoga läheb niimoodi, et no teda natuke tuleb juurde, aga siis tuleb üks võõrliik sini helmes faasani alamliik tulpfaasan. Tulpfaasan, jah. Sööb need ära kõik. Kuule, sa paned segast, aga pole hullu. Ilusad kosmoseriikidele. Aitäh teile ka sinna ja ma arvan, et nüüd me peame teiega väikese vahe ka. Ja see on ka sitta siis kõik. Aitäh.